Liiklus on pidevalt politseinike suure tähelepanu ja jälgimise all. On puhugi ühtlaselt tugevalt, ma ütlen, kui piisab. Et töö oleks tõhusam, siis autojuhtide ohjes hoidmisega tegeleb eraldi liikluspolitseiüksus. Inimesed saavad tavalise patrullmasina ning liikluspolitsei autol vahet teha näiteks vilkurite abil. Liikluspolitsei värvides autol on peal madalad vilkurid, mille tuuletakistus on tunduvalt väiksem kui tavapolitsei masinatel. Lisaks ei ole auto maanteel nii märgatav. Eemalt jääb tavaliste katuseraamidega liikuri mulje. Eriti tõhusad on aga liiklusjärelevalvega tegelevad eravärvides Škodad. Nendes masinates on sees olemas sama tehnika, mis politsei värvides autodeski. Eravärvis politseisõiduk on varustatud GPS-seadmega ja M-kairiga arvutiga. Siis on olemas Stalker Dual on olemas seal, millega saab mõõta siis eest läheneva, tagant läheneva ja siis mööduva sõiduki kiirust. Ees ja taga on olemas antennid selle jaoks. Ja siis lisaks on olemas tahavaatte peegli küljes ka siis kaamerasüsteem. Selle kaameraga on salvestatud nii mõnigi huvitav lõik. See purjusjuhtimise eest politseiauto tagaistmel olev mees teeb enda andmete õigsust kontrollides protokolliga midagi hoopis huvitavat. Ära ei lämmu sama. Loomulikult selline tegu karistust ära ei kaotanud ning mehele kirjutati asemele uus samasugune paber, mis arvatavasti nii isuäratav enam ei tundunud. Selles klipis üritab politseinik reastuda vasakule, kuid äkitselt sõidab talle ette suurel kiirusel liikunud Volvo Jeep. Rohelise tule süttides küündib kiirus rohkem kui 90 kilomeetrit tunnis. Peatumismärguandele juht ei reageeri ning sõidab punase tulega üle ristmiku. Mitte peatumine, Volvo Jeep, Narva maanteel, liigub Mäe tänavale. Lõpuks siiski otsustab autojuht peatuda. Roolis olnud alkoholijoobes mees ütles politseinikele, et ei oleks peatunud, kui teised autos olnud inimesed oleks seda palunud. Vene keeles kõnelenud juht lisanud veel, et politsei ei suuda teda põgenedes püüda. Meile teadaolevalt pole mees kohtusse ilmunud ning varjab end karistuse eest Venemaal. Alustame päeva liikluspolitseinikega kell 6 hommikul. Hetkel hakkame liikuma siis Põlvamaale, Põlva linna, kus viime läbi reidi alkoholijoobes juhtide tuvastamiseks või kõrvaldame liiklusest juhid, kes on alkoholi piirmäära ületanud. Sel suvel viib Maanteeamet taas läbi liiklusohutuskampaania Sõida kaine peaga. Sellepärast on ka taolisi reide rohkem kui tavaliselt. Enn Virk on politseis töötanud 16 aastat. Eesti liikluskultuur on selle aja jooksul teinud totaalse kannapöörde. Varasemalt seal 90ndate keskpaigas öösel tööl olles toimus ikka öise vahetusel mingi, ütleme, 2 mittepeatumist ja avastati öö jooksul ekipaaži peale praktiliselt 18–20 roolijoodikut. Et võrreldes praeguse ajaga siis on meeletu hüppe. Seda näitab juba see, et Põlvas läbi viidud reidil ei tabatud ühtegi alkoholi tarbinud juhti. Meeletu hüppe on läbi teinud ka politseitehnika. Meestel polegi enam justkui midagi enamat tahta. 94. aastal siis esimene minu kasutuses olev auto oli Opel Ascona, kui tööd alustasin. Pika vilkuriga 1,8 liitrine. Aga meil kasutuses oli veel linnaliikluspolitseil oli kasutuses Iškombi oli, mis oli enam-vähem põranda värviga oli üle värvitud. Juhi
seljatoe taga oli tagavararatas, kuna see iste ei püsinud paigas ja kapoti pealt oli suur pahtlitükk oli väljas. Tänapäeval on politseinikel olemas isegi jõulised mootorrattad. Reijo Vaht on politsei tsikliseljas kilomeetrid mõõtnud juba 4 aasta suvekuudel. Kiirus kasvab selle masina seljas üüratuks. Siin päeva jooksul üle 200-250 peale läheb tihti see kiirus, et lihtsalt mootorrattaga on see lihtsam kätte saada, kui mida kiiremini selle kiirusuletaja kätte saame, seda ohutum kõigile. Nende aastate jooksul on ka üks juhus, kui üritati tema eest põgeneda. Me just tegelesime teise rikkujaga, mööda läks päris suurel kiirusel ja natuke läksime ja siis loobusime ise, vaatasime, et vend oli lühikeste pükstega, et talle endal tervisele kasulikum, et me väga pressi teda tagant. Vasta jõudis kohale, kus iganes ta kiirustas. Lisaks on väljas ka kaalujälgijad ehk siis kaalubuss, mis mõeldud raske veokite ülemassi kontrollimiseks. Kuna aga veoauto juhtidel on peal raadiosaatjad, millega omavahel suheldakse, siis jutud maakonnas patrullivast sinivalgest bussist on kärmed liikuma. See info on nüüd mööda maakonda laiali läinud ja seda kaalubussi tuntakse päris hästi. Proovisime meiegi enda raadiosaatjaga mõne veoauto juhi tabada. Tere jõudu, kas keegi kuuleb ka? Kas ma nägin õigesti või mu silmad petavad, et kas kaalubuss on ka väljas? Kus kandis sa oled? Mina olen Mooste kandis. Kuule, ma olen siin Võnnu kandis, ei ole küll kuskil veel läinud. Seega päris kõigini veel info liikuda ei jõudnud. Eravärvides auto on maanteel peatanud ühe Volvo. Vastu liikumisel kiiruseks lubatust üle. 90 on antud teelõigul lubatud suurim kiirus ja hetkel vastu liikumisel Volvol mõõdeti kiiruseks 122 km tunnis. Mehel palutakse istuda politseiautosse, kus talle koostatakse protokoll. Kell jõuab õhtusse ning võib hakata otsi kokku poole tõmbama. Tänast tööpäeva sai alustatud ja lõpetatud kõik puhuvad, mille eesmärgiks oli alkoholi piirmäära ületanud sõidukijuhtide kõrvaldamine autoroolist ja selle koha pealt oli tööpäev positiivne, et ühtegi piirmäära ületanud juhti autoroolist ei tuvastatud.